meil on suur eesõigus jälle Jumala sõna vaadata. Auline ja püha Issand Jeesus on meie pealkiri tänaseks. Aasta oli 1953, kui suvel krooniti Elizabethi kuningannaks. Loomulikult nüüd Inglismaal on Charles ja ta on saanud uueks kuningaks, aga sellel ajal oli eriti suur sündmus. See oli üks esimesi suuri telekaprogramme, mis kõik said kodust vaadata. Ja Elizabeth sisenes Westminsteri kirikusse. Ta oli suure looriga või rüüga, see saba justkui oli nii pikk, kui sa kunagi vaatad, ma rääkisin oma poistega, et oli suur vaip taga, mis tuli ta järgi, see suur palistus, ja ta oli lausa 6 naist, kes kandsid tema palistust tema järgi, näidata tema aulikkust, tema kuninglikkust. Ja ta istus maha ja nad panid ta suure palistused kõrvale, see oli nii massiivne, need pidid ilustasi sättima ja nad panid krooni talle pähe ja kõik hüüdsid 3 korda. Jumal päästku kuningannat, Jumal päästku kuningannat, Jumal päästku kuningannat. Ja nüüd Inglismaal oli uus suverään ehk kuninganna. Ja kas sa võid ette kujutada, mis suur rõõm oleks olla sellel ajal Inglismaal? Eriti, kui sellel ajal ta võtab lubadus, et ta seisab usu eest, ta seisab õigluse eest, ta seisab nõrgete inimeste eest ja kaitseb. See oleks väga õnnelik aeg, et sul oleks kuninganna, kes tahaks selliseid asju teha. Ja kui õnnelik oleks, kui valitseja hoopis ütleks, mina tahan armastada Jeesust kogu oma südamega ja ligimest nagu ennast, see oleks veel imelisem. Ja ma arvan, meil igal ühel oleks see sama soov näha, et meie valitseja oleks õiglane, õige, perfektne, täiuslik, auline. Ma arvan, meil kõigil on ja Iisraelil oli see sama kiusatus. Nad tahtsid ka kuningat peale Jumalat. Nüüd mõtle, nagu meiegi, meil on valitsejad, kes ei ole niimoodi. Meil on valitsejad, kes on uhked Jumala vastu, nad on valelikud ja kõike muud, mida me saame öelda. Kuidas sa tunned? Kus on sinu lootus, kus on sinu rõõm, kus on sinu motivatsioon, kui sul on valitseja, nagu Eesti riik, kus meil on valitsejad, kes ei ole nii, kes ei seisa alati õigluse eest, kes ei seisa alati õigluse eest või isegi nõrgete inimeste eest või usu eest, kuidas meie tunneme. Ja Jesaja anna meile pilti. See oli üks kuningas, tema nimi oli Ussia, päris õudne nimi eesti keeles, Ussia. See juba annab halba maitse suhu. Aga Ussia oli kuningas. Ta sai kuningaks, kui tuli 16, ta valitses 52 aastat, teine ajaraamat ütleb meile seda, 26 peatükk. Ja ta oli hea kuningas, üks eriline kuningas. Ja ta valitses nii hästi, ta ehitas Jeruusalemma tugevaks, kuningriik oli tugev. Kõik oli tema käe all imeline ja ta järgis Issandat. See oli väga hea aeg. Aga üks asi juhtus. Ta sai kuulsaks, ta sai uhkeks ja Piibel ütleb meile teise ajaraamatus 26:16. Aga kui Ussia oli saanud vägevaks, läks ta süda ülbeks, nõnda et ta talitas hõlvatult ja murdis truudust Issandale. Kuidas? Ta ütleb oma Jumalale murdist truudust. Ta läks Issanda templisse suitsutama suitsutusaltaril. Mis tähendas seda? Seal templis oli üks koht, kus ainult preestrid said minna, kus nad andsid suitsurohtu Jumalale, hea lõhn Issandale. Ja tema uhke kuningas mõtles, vaata, ma olen tubli, nii suur, nii auline, ma lähen ise sinna sisse. Ja Piibel ütleb, et ta läkski sinna sisse. Kui ta oli seal sees, ta tegi seda ja kõik preestrid, nad võtsid kogu kampa kokku, vähemalt 70 preestrit, mu meelest oli 80, ja ütlesid temale, sa ei tohi niimoodi teha. Ja siis sellel ajal ta pahandas nende peale ja sellel hetkel, kui ta pahandas, tekkis pidalitõbi tema lauba peal. Ja ta sai pidalitõbiliseks, mis on see väga õudne haigus, mis levib su kogu keha juurde, sa hakkad haisema ja nõrgaks jääma ja lõpuks sa kaotad oma käed ja jalad ja kõrvad ja kõik. Ja siis selles hetkes alates ta enam ei valitsenud, vaid oli eraldatud kuhugi oma majja ja ta poeg valitses tema asemel Ussia. Selline kuningas. Ja Piibel ütleb meile,
et ta oli uhke. Ja mõtle nüüd enda jaoks, kuidas sul on. Su kuningas on nüüd surnud, ta oli uhke ja ta poeg on nüüd saanud kuningaks. Algus on juba jälle hea, aga mis edasi saab? Ja ma lihtsalt tahan, et sa tead, enne Ussiat oli väga halb kuningas, väga kuri kuningas. Ja nüüd Ussia on surnud. Ja tänane tekst, Jesaja 6, 1-13, me näeme 4 asja Jumala kohta, 4 fakti Jumala kohta, 4 pilti Jumala kohta, mis peaksid aitama sind olla loodusrikas, rõõmus, nüüd, sest sinu tõeline kuningas juba valitseb taevas. Ja me jõuame sinna, sinu tõeline kuningas juba valitseb taevas. Meil on küsimus, kui Ussia on nüüd surnud, mis saab? Mis saab? Kas meil tuleb hea kuningas, halb kuningas? Kas Eesti riik, järgmised valitsused, siis on kõik hea? Kas on? Me ei tea. Me lihtsalt ei tea. Ja Piibel ütleb meile Jesaja 6, 1-4, Isand oma troonil. Sel aastal, kui kuningas Ussia suri, nägin, see on Jesaja, nägin ma Isandat istuvat suurel ja kõrgel aujärjel ja tema 6 palistused ulatsid templi seina. Temast kõrgemal seisid seeravid, iga ühel neist oli 6 tiiba. 2 ta kattis oma palet, 2 ta kattis oma jalgu ja 2 ta lendas. Ja need hüüdsid üks teisele ning ütlesid, püha, püha, püha on vägede Issand. Kogu maailm on täis tema au. Ja uksepiidad vabisesid hüüdjast häälest ning koda täitus suitsuga. See paneb natkene pilti ette, mis Saalomoniga juhtus. Kas te mäletame, just lugesime seda enne jutlust, et Saalomon tegi templi valmis ja Jumala au tuli templi sisse ja ajas kõiki välja. Inimesed ei saanud templis teenida, sest ta au oli seal. Ja nüüd Jesajal on tõenäoliselt see suur mure, mis nüüd saab, mis ma ütlen Jumala rahvale. Kuningas on surnud, ta poeg saab kuningaks, me ei tea, mis saab. Ja ta nägi Jumalat, Isandat nagu kuningas. Ja ma tahan lihtsalt öelda, see esimene, ma nägin Isandat, on Adonai, see sõna seal on Adonai, lihtsalt Isand, see lihtsalt tähendab Isand. Me võime öelda ühesiga Isand. See on lihtsalt see normaalne asi, mis sa ütled peremehele või mingi bossile, ta on Isand, ta on Adonai siin. Ma nägin Adonai istuvat suurel kõrgel aujärjel. Ma tahan rõhutada midagi, heebrea keeles on väga oluline keelemäng alati olemas. Heebrea keeles on keelemängud mitmesugused või sellised võimendavad keele võtted. Esiteks, me võime võrrelda. Ma võin öelda, see asi on suur, see asi on vägev. See juba saad aru, see nagu ehitab üles viimase mõttele. See asi on imeline, see on suurepärane. See on natkene, kuidas heebrea keel töötab. Ma nagu ehitan keel lihtsalt selle peale, et see tekib pilt silme ees. Teine viis, kuidas see teeb, on see, et see rõhutab korduvuses. Ehk ma ütlen, nagu Jumal ütles, Samuel või Mooses. Ta ei öelnud 1 kord, vaid 2 kord. Ta rõhutab, ma kutsun sind. Või Jeesus ütleb, tõesti, ma ütlen teile. Amen, ütleb kreeka keeles. Amen. Juba enne, kui ta ütleb, see asi on juba nii faktipõhine, et ta juba ütleb tõsi. Jumal rõhutab keeleliselt. Heebrea keeles ja juutide jaoks oli kordumine üks põhiline viis, kuidas nad rõhutasid. Ja siin me näeme, et Jumal istub suurel kõrgel aujärjel. See on lihtsalt imeline. Ma arvan, ta ei saanud täpselt aru, see oli nii imeline. Ja kui me mõtleme siis kuninga peale, kuninganna Elisabeth ütles, vaadates oma krooni pärast, kui ta oli juba vanem daam, ta vaatas seda sama krooni, mis tal pandi pähe, ja ta ütles, lihtsalt 1 korraks fakt, see kroon, selle krooni peal oli 3170 kalliskivi. Rubiinid, safiirid, teemandid. Ja ta ütles, see kroon on natkene väike. Ja tõesti natkene väike. Kaalus üle kilo, aga natkene väike. Ja ma arvan, kui me vaatame seda kogu asja, mis juhtub või juhtus seal kirikus, kõik oli natkene väike. Ta palistus oli ainult 6 naisega, see võis olla 10 naisega. Ja ta kroon võis olla 5 kilogrammi.
noh, saate aru. Kirg oleks võinud hoopis veel suurem olla. Me saame alati aulisemaks muuta seda. Aga Jumalaga ei ole nii. Vaata, kuidas Jumalaga on. See on alati nii palju vahvam. Jumalaga on niimoodi. Tema 6 palistused, see sama pikk rüüs, vait, mis tuleb ta taga. Ei ole 6 inimesega kantud, ei ole 100 inimesega kantud, isegi 1000 ingliga kantud, vaid see täitis kogu templi, seina. Kas Jumal kannab kuub, selline palistust? Ei, tõenäoliselt mitte, see on pigem pilt tema aust. Tema au on niivõrd kuninglik, ta on niivõrd imeline, auline, et keegi ei suutnud isegi seda hoida. See ise täitis kogu oma templi. 6 naist ei ole, 100 inglit pole. Lihtsalt ta au on nii imeline, et see kannab ise ennast justkui. Ja see tempel on väga suur, me ei tea kui suur, aga ta mahub kuidagi väga suurel trooni seal. Ja see oli seeravid, need on inglid. Ja seeravid, nagu me näeme, siin on väga erilised, neil on 6 tiiba. Siin on mõnes mõttes pilt nagu ilmutuse raamatus, kuidas me näeme templit või Jumalat, kuidas ta on. Ja ma mõtlesin selle peale, see on nii huvitav, kui sa mõtled kuninganna peale või kuninga peale. Kuningas Charles, kes sai kuningaks hiljuti, kujuta ette, tal on kõik see auline kõik ja siis ta läheb koju, võtab seljas, viskab pikali diivani peal, sööb krõpsu. Võib-olla. Paneb sussid ja hommikumantel ja puhkab. Täna oli väga pikk päev, see oli väga raske. See aulisus, see kuninglikkus ei ole iga vene nende juures. Aga Jumal siin me näeme pilti, kuidas ta päriselt on. Jumal siin ei teeskle, Jumal ei tee mingi show inimestele, Jumal lihtsalt istub oma trooni peal ja ta on nii auline. Ja seeravid, kes lendavad seal, neil on 6 tiiba ja 2 nad kattavad näod. 2 nad kattavad jalad ja 2 nad lendavad. Miks nad kattavad ometi oma jalad? Ma arvan, kõige parem selles on see, et jalad on nagu maised. Jalg on nagu maine värk. Me puudutame maad, me hüppame, me maandume, me oleme ühendatud maaga. Ma arvan, nad katsid justkui oma jalad, sest see oli üks maine pilt. Nad isegi ei suutnud näidata midagi, mis ei oleks püha. Ja üks teine mõte, kui sa mäletad, kui Mooses nägi Jumalat põlevas põõsas, siis mis Jumal ütles talle? Võta oma sandaalid jalas, sest seal, kus sa seis on püha maa. Miks püha? Sest kõik, mis ei ole püha, on tavaline. Mõtle korraks oma elu peale. Mul ei ole hetkel kaasas, aga mõtle, et sul on üks eriline asi. See on vanavanema hõbekaus, mis iganes, mis see on. Me paneme erilise kappi seda kaussi. Me ei kasuta seda niisama. Ja siis mul on normaalne kaus, mis ma viskan kraanikaussi. Ja ma söön hommikuputru selle sees. See on see pilt meie jaoks. Püha on kappis. Tavaline on kraanikaussis. Ja jalad on justkui tavaline asi. Sandaalid, jalad, nad ei ole eraldatud, nad on tavaline maine asi. Võta sandaalid maha, see koht on püha. Ära ole siin tavaline. Ja miks nad katsid oma näod? Mõtle selle peale, nad katsid oma näod kinni. Sest Jumal seisi siin või istu siin. Ja mida nad hüüdsid teine teisele? Püha, püha, püha. Nad ei öelnud, nagu sa võid ette kujutada, armastus, armastus, armastus. Mäletad, heebra keeles on rõhutus, alati see kordumine, mida alati, aga tihti kordumine. Et nad oleks saanud öelda, vihane, vihane, vihane. Või halastab, halastab, halastab. Kõik oleks vastanud tõele. Aga nad ütlevad, püha, püha, püha. Nad iski ei vaata. Nad iski ei suuda vaadata Jumalat, kes on püha, püha, püha. Ja nagu ma olen öelnud, rõhutamine on see asi siin. Teoloogid ütlevad niimoodi, et see püha, püha, püha on enam-vähem nii, nagu me saame öelda. Püha, püham, kõige püham. Ma ei saa midagi muud öelda kui 3 korda. Mis sa veel ütled? Ja nad kattavad oma näod, nad paled, need näod ära. Nad ei suuda isegi vaadata Jumalat oma pühaduses. Inglid, kellel ei ole pattu, kes on juba täiuslikud, imelised asjad, inglid. Ja see on huvitav, kas sa mäletad, kui Mooses, me vaatasime seda 2 nädalat tagasi, kui me ei eksi, me vaatasime, kuidas Mooses tahtis näha Jumala auhiilgust. Kas ta mäletad seda? Ta oli mäe peal, ta sai uuesti 10 käsku ja ta tahtis Jumala auhiilgust näha. Nii et ta läks
Ja Jumal ütles, sa ei saa näha minu palet, sa näed ainult mind tagant. Nii et Jumal peidab teda ära, kõnnib mööda, Mooses tuleb välja, Mooses vaatab ainult tagant. Just kui Jumala eelkehastus, nagu me rääkisime mitu nädalat tagasi. Ja siis Mooses tuleb mäest alla ja mis kõik tegid? Nad ei suutnud vastu panna, sest Moose nägu säras. See hiilgas. Miks see hiilgas? Sest ta oli ainult näinud Jumala selga. Mitte nägu, ainult ta selga. Ja see niimoodi, et pidi loori kandma, sest inimesed nii kartsid Moosest, sest ta oli ainult näinud Issanda selga. Püha, püha, püha. Mäletate, aupalistus täitab kogu templit. Ja Mooses justkui ainult nägi üks nurk. Nägu juba paistis. Ja inglid ei suuda vaadata ka siin Jesaja 6. peatükis. Ja nad ütlevad püha, püha, püha. Mis on püha? Püha on see, mis ei ole tavaline. Seda ma juba ütlesin. Kui mina tulen jutlustama, ma panen erilist rietu selga. See ei ole püha justkui. Aga kui meil on näiteks Eesti riis, meil on võidupüha. Olete kuulnud, et meil on võidupüha Eestis. Või meil on jõulupüha. Või meil on ülestõusmispüha. Mis teeb seda asja pühaks? Sest võidupüha ei ole üldse religioonne asi. Mis teeb võidupüha pühaks? Sellepärast, et see on eraldatud. See on hõbepaus. See on eraldi, see on eraldatud, see on eriline. See ei ole tavaline päev, see on eriline päev. See on püha päev, sellepärast see on eraldatud päev. See on eriline päev mingiks eriliseks otstarbeks pannud kõrvale. See ei ole mingi esmaspäev, see ei ole mingi reede, see on püha päev. See on eriline päev. See on üks viis, kui me räägime pühast. Teine püha on see, kui me vaatame munki, me ütleme, see on püha mees. Me mõtleme moraalselt. Aga siin sõna püha ei ole otseselt moraalne, või tseremoniaalne või rituaalne. Me võime sellest hoopis rääkida. Kui me tuleme Jumala ette, me tahame rääkida, kas inimene on püha, kas ta võib Jumala ligi tulla. Nüüd me räägime esiteks, et ta on eraldatud, ta ei ole tavaline. Ehk ta peab erilisel viisil tulema Jumala ette, pühadalt või pühalt. Aga ka ta peab moraalselt või rituaalselt puhas olema, ehk püha. Ta peab olema püha kuidagi, et püha Jumala ette tulla. Sellepärast see on nii oluline. Mõelda edasi. Ma korraks paus, püha peab olema. Aga siin, mis on väga ootamatu, on see, mis templis ta oli. Vaata, Jesaja ütleb, ma olin templis nägin. Ta ütleb, sel aastal, kui kuningas Ussia suri, nägin ma Issandat istuvat suurel kõrgel aujärjel ja tema palitused ulatsid templi seina. Kus Jesaja oli? Kas oli nägemus? Me eeldame, jah, see ilmselt oli nägemus, aga ta isegi ei ütle seda, ta lihtsalt ütleb, ma lihtsalt nägin. Kas see oli nagu Paulus, kes ütleb, 3 taevas mind viidi, ta ei ütle. Kas on nagu Johannes, kes ütles, vaimus mind viidi või Hesekieli? Me ei tea, aga siin ta lihtsalt näeb Jumalat enda templis. Püha, püha, püha. See on Jumal. Ussia sai haigeks ja noomitus Issanda käest, sest ta läks templisse. Seal on ainult üks tõeline kuningas ja Ussia ei tohtinud tema ligi tulla, ehk Jumal ise. Aga siin me näeme, et Jesaja kuidagi näeb seda pilti. Ja ei ole ruumi isegi mingi muu asja jaoks. Seervid lendavad, nad ei isegi maandada. Kogu asi on täis. Ja mõtle, kui imeline see on. Ja siin ma tahan rõhutada, kui nad ütlevad nüüd, sinna ütlesid Adonai, ehk isand, lihtsalt ühe esiga justkui. Sinna ütlevad, ja need seeravid hüüdsid üksteisele ning ütlesid, püha, püha, püha on vägede Jahve. Kogu maailma täis tema au. Ja see on veel lahedam. Siin on sõna Jahve ehk mitte lihtsalt Jumal, mitte lihtsalt mingi isand, vaid Jumalate Jumal, kuningate kuningas. Ehk Jumal, kes päästis oma rahvast Egiptusest, Jumal, kes on alati olnud ja alati on, Jahve, ma olen, kes ma olen. Ja kogu vägede isand, kus juures tähendab, et ta on kõik inglid, kogu väe. See tähendab, kõik on tema oma. Ja kogu maailm on täis tema au, mitte päevaks, mitte homseks, mitte ainult kroonimispäeval, nagu Elizabeth või Charles. Kogu maa
ongi täis tema au. Kõik puud kiidavad teda, kõik mered hüüavad temale kiitust, kõik. Ja tempel ka. Ja kõik väed, inglid, kõik kummardavad teda. See on tema, kes alati on auline. Nüüd me näeme seda Jumalat, keda ei tohi näha. Jumal, keda ei tohi näha. Nüüd mäletad, seeravid ei näe teda, nad kattavad kinni, et nad ei jääks Jumalat. Aga mida teeb Jesaja? Ja Jesaja ütleb, ma hüüdsin häda mulle. Ta ütleb, oi, lii tähendab mulle, oi, me kõik saame sellest aru. Ta ütleb, oi, häda, häving, paha, häda mulle, sest ma olen kadunud või hävinud. Sellepärast, et ma olen roojane mees huultel ja olen roojaste huultega rahva keskel. Sellepärast, et mu silmad on näinud kuningat, vägede isandat. Siin ta ütleb jälle vägede isandat ehk Jahve Savot. Ma näen vägede isandat, Jahvet. Ma olen näinud isandat. Ma olen näinud Jumalat ise. Mu silmad on näinud. Ja miks ta ütleb roojane? Nagu ma ütlesin, siin on mõte püha. Püha on see, et sa elad püha elu justkui, aga Piibel ütleb, keegi elab püha elu mitte päriselt. Me kõik eksime, me kõik langeme, me kõik oleme pattu teinud Jumala vastu. Ja tema saab sellest aru. Ta ei ole rituaalselt püha, sest ta lihtsalt ei kõlba. Ta ei ole elugi poolest, kuigi Jesaja oli prohvet, väga jumalkartlik mees. Tema saab aru, et ta on roojane, must. Isegi tema ei või vaadata isandat. Ja ta ütleb, ma ei ole puhas, nagu ma peaks olema. Ma ei ole püha, nii nagu ma peaks olema, et näha vägede isandat. Ma ei kõlba siia. Ma ei sobi siia. Ja siis see ütleb niimoodi. Siis lendas mu juurde üks seeravitest ja ta oli käes elav süsi, mille ta oli pihtidega altarilt võtnud. Ja ta puudutas mu suud ning ütles, vaata, see puudutas sinu huuli ja su süü on lahkunud ning su patt lepitatud. Mul ei ole väga palju öelda, välja arvatud see, et Iisrael teadis, et Jumal on halastav Jumal. Kõik need inglid oleksid võinud karjuda halastav, armastav. Sest Jesaja koges seda, aga nad ei ütle seda püha. Ja Jesaja teab, ta ei tohi seal olla. Ja siin Jumal lepitab teda. Ta lepitab teda. Nüüd meil on küsimus, mis on roojane? See tähendab tseremoniaalselt või rituaalselt roojane, mitte puhas asi. Asi, mis ei ole eraldatud Jumala jaoks, suhteliselt tähendab. Asi, mis ei ole Jumala jaoks eriotstarbeks pandud. Me näeme seda Peetrusega, kui Jeesus astus tema paati ja ütles, viska võrki üle, võtta kalad ja see ütleb, ta paat oli nii täis, et ta langes Jeesuse põlvede ette. Jeesus ilmselt oli kaetud kalal, kes seal paadis ja ta põlvitab Jeesuse põlvede juures ja ütleb, mine mu juures ära, issand, sest ma olen pattune mees. Kui inimene näeb püha või pühadust, siis ta saab aru, et tema on must. Ja me näeme seda igal pool maailmas. Kas oled kunagi tähelepanu, sa lähed näiteks Jaani kirikusse või Pauluse kirikusse ja sa marssid sisse ja ütled, hei, tšau, sõber. Mis sa teed? Sa hakkad sossistama. Instinkt on sossita. Miks? See asi on nii suur. Või sa näed oma vana ema. Sa ei ütle, kuule, vana emps, noh. Sa ütled, tere vana ema. Meil on juba instinkti poolest pühaduse tunnetus. Mingi asi siin on eriline, eraldatud. Keegi annab sulle vana raamat ja kuidas sa võtad? Aitäh. Mingi asi on eraldatud. Eriline. Mitte tavaline. See on, ja kui me räägime roojasusest, me räägime tavalises asjast. Asi, mis lihtsalt ei ole puhas tseremoniaalselt. Isegi inglid ei vaata, aga Jesaja nägi. Jesaja nägi ja sai lepitatud. Keegi ei või näha Jumalat, aga tema sai lepitust. Ja siis me näeme edasi, vabandust, kui sa saad aidata Silver, ma ei tea, miks ei tööta. Aga me näeme edasi, et Jumal, see püha imeline Jumal, see Jumal, kes on seal, on nüüd see sama Jumal, kes kutsub
viljatuks tööks. Mõtle selle peale, sa oled Jesaja ja sa nüüd mõtled, mis siin on, nüüd ma olen Jumala ees, ma nägin, ta lepitas mind, vau, kui imeline. Ja siis ta ütleb niimoodi, püha, püha, püha Jumal. Edasi. Ja ma kuulsin Isanda häält küsivat. Keda ma läkitan, kes meil läheks? Jumal küsib seda. Ja mina, Jesaja, ütlesin, vaata, siin ma olen, läkita mind, saada mind välja. Mina tahan minna. Kui maa on täis sinu au, mina tahan sinu kuulutaja olla, ma tahan rääkida sinust, mina tahan olla siin maailmas, ma tahan rääkida, kui auline sa oled, ma tahan, et kõik teaksid, ma tahan sind teenida, ma olen näinud kuningat ja ma tahan sind teenida. Ussi on surnud, ta poeg on kuningas, aga sa oled mu tõeline kuningas, läkita palun mind, saada mind, mina teenin sind, tõeline kuningas. Ja Jumal ütles 9, mine ja ütles sellele rahvale, kuulete, mäletate, mis ma rääkisin heebra keeles, rõhutamine. Kuulete. Ta rõhutab. Ta ütleb heebra keeles, põhimõtteliselt, te kuulete kuulma. Te kuulete kuulma. Ehk kuulete. No ma juba kuulen, kuidas ma kuulen kuuldes. No. Ta rõhutab, kuigi teie kõrvad on seal ja te kuulete, ega te ei mõista. Ja nähes näete, kuigi teie silmad on avatud, just kui, et te peaksite kõike nägema. Sest rõhutus, näete, ega te ei taipa. Ja siis Jumal ütleb, te ei tuimaks selle rahva süda ja te ei raskeks ta kõrvad ning sulete silmad, et ta oma silmadega ei näeks ja kõrvedega ei kuuleks, oma südamega ei mõistaks ja ei pöörduks ega paraneks. Jesaja, aitäh, et sa võtsid mu kutse vastu. Nüüd mine. Kuuluta. Nad justkui kuuluvad, aga nad kunagi ei mõista. Nad justkui näevad, nad näevad, aga nad ei taipa. Ja siin on see asi, mis on nii ootamatu. Vaata, mis ta ütleb 10. Tee, see on käskiv. Sina, Jesaja, tee tuimaks selle rahva süda. Ja tee sina, Jesaja, raskeks ta kõrvad. Ning sule, Jesaja, sina, tema silmad. Et minu rahvas oma silmadega ei näeks ja kõrvadega ei kuuleks, oma südamega ei mõistaks ja ei pöörduks ega paraneks. Jumal kutsub Jesajat selleks tööks, mis keegi ei taha. Kuuluta. Ja mida rohkem sa kuulutad, seda paksemaks nende süda jääb. Mida rohkem sa kuulutad, seda paksemaks nende kõrvad jäävad. Seda rohkem, mida sa kuulutad, seda vähem nad mõistavad. Et nad ei pöörduks, ei parandaks meelt ja ei paraneks. Nad ei leiaks andestust, nad ei leiaks tervist, nad ei leiaks õnnistust minu juures. Kuuluta, Jesaja. Me näeme, et Jumal on see, kes kuulutab ja kutsub, see, kes läkitab ja mõnikord see töö on väga raske töö. Jesaja töö on see, et see on viljatu. See on viljatu töö. Kuidas me teame seda, järgmised salmid ütlevad. Jesaja on valmis minna maailma, kuulutame, et nad peaksid uskuma Jumalasse, tõelise Jumalasse, päästjasse, püha Jumalasse. Ja Jumal ütleb, ja mida rohkem sa teed seda, sa teed tuimaks kõik. Nad ei tule. Siis. Aga Jumala suur plaan selle taga, sa mõtled, et sa kutsud mind mõttetuks tööks, mis su plaan ometi, Isand on, mis su plaan on? Kas see on kõik? Ja Jumal ütleb, Jesaja küsib, aga ma küsin, kui kauaks, Isand? Ma olen valmis natukene kannatama, Isand, sinu pärast. Ma olen natukene valmis kuulutama, aga kui kauaks see töö kestab? Kas see on tõesti mõttetu või? Ja Jumal vastab talle. Kuni linnad on rüüstatud, elanikest ilma, kojad inimtühjad, põllud laastatud kõrbeks ja Isand on saatnud inimesed kaugele ning palju sööti on jäänud keset maad. Nad kuulavad, aga nad kõik surevad. Nad kõik surevad ja saa, kuigi nad kuulavad sind. Nad surevad, kuigi nad kuulavad sind ja keegi ei jää. Aga ta ütleb üks väike lootus. 13. Ja kui seal veel alles jääb 10 osa, siis seegi põletatakse ära ning nagu terapind või tamm, millest langedes jääb järle känd. Aga ta känd on püha seeme. Sa oled näinud, kuidas RMK on teinud
laia rajat on ju. Sa lähed läbi metsa autoga ja sa näed, mitte midagi metsas. Kõik puud on täiesti laastatud. See on see, mis ta ütleb. Aga Jumal ütleb, aga seal ma jätan ainult üks laastatud, rüüstatud, hale känd. See on püha seeme. Eriline asi, mis jääb. Ja sellest võrsub midagi imelist. Sellest võrsub midagi imelist. Ja su töö ei ole mõttetu, su töö on väga oluline. Sa lihtsalt kuulud, et nad kõik suruvad, kuni on jäänud ainult see mõttetu väike asi. Et ma saan näidata oma aulisust läbi selle. See on see, mis Jumal ütleb. Ja korraks üks väike spoiler, ma ei tea, kuidas eesti keeles öelda paremini, väike nipp edasi. Jeesuse kohta öeldakse, et ta on justkui see väike võrsuke, mis kasvab välja põueses maast. Jeesus on see, me teame seda juba. Aga püha seeme, et kõik teaksid, kes on tõeline kuningas. Tõeline kuningas. Kas sa võid ette kujuta Jeremia? Jeremia kuulutab having, Jerusalem hävitatud. Ja siis tuleb nutulaul. See tõesti juhtus, see tõesti kõik juhtus. Keegi ei kahtle. Jesaja kuulutab. Keegi ei kuula. Mitte ükski asi ei täitu sisuliselt. No väiksed asjad, kui sa vaatad, aga peaaegu mitte miski. Ja ta kuulutab elu lõpuni ustavalt. Sest ta motivatsioon, ta rõõm, ta lootus on tõeline kuningas, mitte Ussia, mitte Abujam või mis iganes, mis kuningas tuleb, mitte Aasa, kes oli tubli kuningas, vaid kuningate kuningas on tema lootus. See on Jumala plaan, et ei jätaks seda väikest lootust. Nüüd kristlane. Mida sina teed, kui su perekond kunagi ei usu? Mida sina kristlane teed, kui kõik valitsejad kunagi ei ole jumalakartlikud? Mida sina teed kristlane, kui kõik, mis sina teed, tunneb, et see läheb nässu? Mida sina teed? Sa usaldad püha kuningat. Sa usaldad püha kuningat. Sa kuuletud pühale kuningale. Sa kuulutad püha kuningat. Sest Jumalal on plaan, nagu Habakuk oli prohvet Vanas Testamendis ja Jumal ütles, ma hävitan Iisraeli kaldealastega ehk babylonlastega või süüllastega või mis iganes, mis need olid sellel ajal ja ma hävitan minu rahvast. Ja Habakuk prohvet ütleb, isand, aga me oleme neid õiglased. Kas sa tõesti kasutad neid õudsed tegelasi või? Ja Jumal näitab, kui vägev ta on, kui imeline ta on. Tema on ta kuningate kuningas ja tema teeb kõik õigeks lõpuks. Ta paneb kõik korda. Ja siis Habakuk ütleb, kuigi viigipuu ei kanna midagi, kuigi kõik viinamarjad häbuvad, kuigi kõik sureb, siis mina kiidan sind. See on Habakuk, kui ta nägi, mis Jumal teeb, see püha Jumal. See on väga vahva ja ma ütlesin nüüd detsembris me vaatame teofaaniaid, mäleta see raske imelik sõna teofaania. Teofaania tähendab Jumala ilmumine, Jumal on ilmunud ajaloos, eriti Vanas Testamendis ja kuidas Jumal on näitanud ennast meile tänapäeval. Aga kuidas ta Vanas Testamendis ja minu jaoks see kirjakoht on üks vahvamaid teofaaniaid, kuidas Jumal ilmus. Miks? Hoia kinni, me jõuame. Sest Jumal siin on püha, see on juba imeline, aga see läheb veel magusamaks, veel imelisemaks. Sest see koht on tsiteeritud Uues Testamendis Jeesuse kohta. Johannese 12:37-43. Ehkki Jeesus oli nende silma all teinud nii suuri tunnustähti, ei uskunud nad siiski temasse. Rääkides aust. Jeesus tervendas inimesi, kellel ei olnud kätt, kasvas välja. Inimene ei konninud terve elu, ta jalad oli terved. Keegi põhimõtteliselt iski ei saanud kunagi näha, hakkas nägema. Inimene oli lausa surnud, Jeesus äratab ta surnust üles. Ta tegi suuri tunnustähti. Aga nad ei uskunud. Nad ei uskunud Jeesusesse. Inimesed tänapäeval ütlevad, sa räägid, see on nii vana, kui ma näeks oma silmaga. Siis ma usuksin. Jesaja ütleb teisiti, kusjuures. Iski Jeesus tegi suuri tunnustähti. Ja kui keegi ei taha uskuda, mis Jeesus enda kohta ütles, et ta on päästja, lunastaja, isand, keegi ei saa uskuda. Keegi siis ei usu. Vaata, mis see ütleb 38. Keegi ei uskunud, et selleks, et läheks täide prohvet Jesaja sõna, mis oli öelnud.
Jeesus kuulutas ja mida rohkem ta kuulutas, seda rohkem paadunuks muutus nende südameid. Mida rohkem Jeesus kuulutas, seda rohkem nad ei uskunud. See on täpselt, mis Jesaja ütles. Et läheks prohveti Jesaja sõna täide. Isand, kes on uskunud meie kuulutatud ja kellel on ilmutanud Isanda käsivart ehk tema imelist jõudu, tema imelist aulisust. See on Jesaja 53, et sa teaksid, see koht, kus räägib, et Jeesus on see tõeline lammas, kes pidi tulema, et surra meie eest. See tõeline Jeesusest, see tõeline Jumala sulasest, kes pidi olema hüljatud, pekstud, maha jäetud, surra meie pattude eest, et meil oleks lunastust ja tema õiglus, et läbi usu meie pääseksime, mitte ainult, vaid kasutas seda sõna püha korraks, ta võtaks kõik meie roojasust, mustust, Jeesus risti peal, võtas enda peale seda, et meie võtaks kõik tema pühadust enda sisse. Et kui meie seisime Jumala ees, me oleme nüüd püha, sest Jeesus oli püha. See on, mis Piibel ütleb, kui ma usun Jeesusesse, kes suri minu pattude eest, kes oli maetud ja 3. päeval tõusis taas, siis tema võtab kõik mu patud ära, peseb mind valgemaks kui lumi ja annab mulle enda pühadus. Et mina võin tulla ligi Isandale, mitte roojase inimesena, vaid püha inimesega, sest Jeesus on püha ja tema justkui andis mulle enda pühaduse läbi usu temasse. Patupalk on surm ja see on hirmus asi. Me kõik oleme pattu teinud ja Jumala kirkusest ilma jäänud. Ja patupalk on surm, põrgu, igavesti, ütleb Piibel. Aga Jeesus on see halastav. Me tahame öelda, halastav. Nad ei ütle seda, nad ütlevad püha. See on üks viis, kuidas rahuldada Jumala vihavaenu meie vastu. Keegi pidi surema. Jeesus, püha Jumala talv, pidi kannatama meie asemel, et meie võiksime pääseda. Ja hea uudis on see, et see on juba juhtunud 2000 aastat tagasi. Jeesus on tõusnud surnust ja ta elab nüüd igavesti. Ta on imeline. Ja nüüd vaata, mis see ütleb. Seepärast nad ei suutnudki uskuda. See oli võimatu neil uskuda. Sest, et Jesaja oli veel öelnud, vaata, see on see sama kirjakoht, mis me nägime. Kes? Sest Jesaja pidi ise tegema, kas Jesaja tegi või Jeesus. Ta on pimestanud nende silmad ja teinud nende südame kõvaks, et nad oma silmadega ei näeks ja südamega ei mõistaks ega pöörduks, et ma parandaksin neid. Jumal ütleb, kõik oli tehtud, nende südamed jäid paksuks, nad ei kuulnud. Kes tegi seda paksuks, kas Jeesus ise oma imetegudega, kas Jesaja, ma arvan, see kehtib mõlema kohta. Mattiuse 13 ütleb meile, kinnitab sama mõtte, ma räägin neile tähendamissõnadega, sellepärast et, ta kasutab sõna siin pigem, sellepärast et või selleks et, nad vaadates ei näe ja kuulles ei kuule ega mõista. Paljud ütlevad, et Jeesus kasutas tähendamissõnu, et lihtsalt inimesed mõistaksid. Aga Jeesus ei nõustu sinuga. Jeesus ütleb, ma kasutan tähendamissõnu, et nad ei mõistaks. Et nad ei mõistaks. Ja nagu Jesaja ütles. Vaatame tagasi, nad ei suutnud uskuda. Jeesus siin kõnnib ringi, näitab oma jumalikust imetegude väel, näitab oma pühadust, nii nagu ta räägib ja nii nagu ta elab. Ja siin on minu jaoks, miks see teofaania on nii imeline. Nüüd, kui sul on raske olnud jälgida mind, ma võtan kokku ja ma tahan, et sa näed midagi. Jumal on templist ja Jesaja näeb teda. Püha. Keegi ei saa seda vaadata. Jumalat, tema aus. Inglid kattavad pead. Jesaja näeb, aga ta saab pestud puhtaks. Ja nüüd Jesaja läheb ja ütleb, ma kuulutan kõigile ja Jumal ütleb, tore ja mida rohkem sa kuulutad, seda vähem nad usuvad. Kuuluta, kuni kõik on läbi. Jeesus täitab seda sõna, ütleb siin. See ütleb, et Jeesus täitis seda sõna. Ehkki Jeesus oli teinud, et läheks täide prohvet Jesaja sõna. Jeesus näitas, et tema täidab seda sõna. Et ta näitab Jumala käsivart ehk suurt võimu ja Jeesus kuulutab nii, et nad ei suutnud uskuda, ütleb siin. Ma loen siis, mis veel järgmised samad sõnad. Seda ütles Jesaja, sest ta nägi Jeesuse kirkust ning rääkis temast. Siiski uskus ka paljud ülemaid temas, paljud ikka uskusid Jeesusesse, kuid nad ei tunnistanud seda variserite pärast,
et need ei heidetaks kogudusest välja, sest nad eelistasid inimeste tunnustust Jumala tunnustusele. Nad tahtsid inimeste au, mitte Jumala au. Aga siin on see koht. Mõtle nüüd minuga. Jeesus täitis Jesaja sõna. Jeesus on siin ja Jumal ütleb, Jesaja, mine välja, kuuluta, et kõik kuulaks, aga ei usuks. Jeesuse kohta öeldakse, et tema on justkui ilmutunud isanda käsivart. Jesaja seal on templis ja näeb püha, see au katab kõik kinni. Kogu maa on täis isanda au, kõik on imeline, kõik on vägev. Ta läheb välja isanda nimel, Jahve nimel. Ja mida Johannes ütleb? Mäletad, Jumal ütles Jesajale, et ta peab seda tegema. Kas sa mäletad seda? Jahve, vägede isand ütles, mine välja. Johannes ütleb, seda Jesaja ütles, sest ta nägi, kus? Templis. Kus? Taevas, kus iganes. Seda ütles Jesaja, sest ta nägi Jeesuse kirkust ning rääkis temast. Kas sa näed? Keda ometi Jesaja nägi templist? Jahve, Jeesust. Ta nägi Jeesust. Ta oli templist, kelle au täitis kogu templit. Johannes, Jeesuse kirkus täitis templit. Aga kes läkitas Jesajat? Jeesus läkitas Jesajat. Kelle kirkus oli seal templis? Püha. Kes see oli? Johannes. See oli Jeesus. See oli Jeesus. Ma loodan, te näete seda. See oli Jeesus. Johannes, see on Jeesus. Jeesuse kirkus täitis templi. Jeesus on püha. Jeesus on meie päästja. Jeesus on meie Jumal. Jeesus on see, kes tuleb. Loomulikult me usume kolmainsusesse. Ma ei ütle seda. Aga ta nägi Jeesuse kirkust. Sama kirkus, mis tal oli isaga enne, kui ta tuli maailma. Jeesuse kirkust. Nii et kuidas me võtame kokku jõuluajal? Me justkui ootame seda jõuluootust. Me ootame püha Jumalat. Millal ta tuleb imikuna, et elada perfektse elu, et elada ilma patuta. Püha elu. Jeesuse ainuke süüdistus, mis nad said risti peale panna, oli Jeesus Natsaredist, juutide kuningas. Veel parem, kuningate kuningas, püha. Nad ei saanud midagi Jeesuse vastu öelda. Ja meie, kas me näeme vilju? Meie, kas meil on raske? Meie, kas me ei tea, mis tulevik toob? Meie vaatame mitte Ussiat, mitte Abijaami, mitte Aasat, mitte Ahabi, mitte valitsust, vaid nagu Jesaja, me vaatame kuningate kuningat, kes on nii auline. Ta väärib meie armastust, meie teenimist, kõike nüüd, et me rõõmustaksime nüüd, me loodaksime nüüd, me kuulutaksime nüüd, sest meie kuningate kuningas valitseb ja tema on püha. Palvetame.